On nii, aga aitäh ja annangi ju jutujärje kohe üle. Jälle väga pikk teema, aga me peaksime lõpetama 14.35, et saaks küsimusi esitada, eks. Nii et permakultuur pakub meile nutikaid lahendusi läbi Raili Ilvese ja Jaana Nõu, kes on siis Permakultuuri Ühingust. Tere tulemast! Nii, tervist, mina olen Jaana Nõu. Kuidas ma saan seda natukene madalamale panna? Pean sirutama ennast. Ma vist tegelikult saan. Sirutan ennast hästi välja. Ühesõnaga, Jaana Nõu on minu nimi, mina olen Eesti Permakultuuri Ühingust ja ma olen praegu väga inspireeritud, sellepärast et kõik tänased ettekanded on sisaldanud endas permakultuuri põhimõtteid, on sisaldanud endas neid permakultuuri põhimõtteid, mis on meie sihuke lähtekoht, mida me püüame levitada Eestis. Nii. Ja see siis ongi tegelikult, permakultuur on alguse saanud sellise kontseptsioonina ja disaini tööriistana Austraalias. David Holmgren ja Bill Mollison alustasid seda ja see oli 70-ndatel, nii et sellest on juba mõnda aega möödas, aga tegelikult see sisaldab endas väga palju selliseid väga lihtsaid siukseid talupoja tarkust ja lihtsalt nagu loogilist mõtlemist, mis on siis lähtub sellest, et hoolitsetakse maa eest, inimeste eest ja kõik ressursid jagatakse õiglaselt ja võrdselt. Ja siin ongi nüüd kirjas Holmgreni 12 permakultuuri põhimõtet. Ma usun, et tegelikult paljud inimesed on nendega tutvunud, võib-olla kuskil kohanud. Et ma ei hakka neid järjest kõiki siin ette lugema, see tunduks nagu väga, väga pikk ja samas nagu väga, mis on siiski väga huvitav. Võib-olla ma toon mõned siit välja, et näiteks, mis on kõigi eelmiste ettekandjatega ka seondub, et tuleks õppida ise saaki saama, vähemalt mingil määral. Kas see on siis nagu, et sa kasvatad endale tomatit oma toas aknalaual või on sul nagu reaalselt kuskil oma talu või oma peenramaa. Siis sama prügiteema, mis oli ka eelmises ettekandes, ära tooda prügi. Tuleb kasutada ja väärtustada nagu erinevaid ressursse ja püüda võimalikult vähe raisku lasta. Ja mis on veel üks väga tore põhimõte, on kasuta väikseid ja aeglaseid lahendusi. Et see on just selline, et ei tehta suuri monokultuuride põldusid, kus on vaja traktoritega tööd teha, vaid tehakse pisikesi, intensiivseid seltsilist taimi sisaldavaid peenraid, kus siis on suur liigirikkus, kus on palju putukaid ja igasuguseid elusorganisme, kelle jaoks on see siis nagu koduks ja kes nii-öelda toetavad erinevalt kõiki looduslike süsteemide käigus olemist.
see ongi siis kasutaja hinda mitmekesisust, et kus on kahjurid, et seal oleksid ka kasurid, et oleks erinevaid taimi nii-öelda kõigile ja et oleks rohkem, sest suhtes, et kui midagi pannakse nahka, siis jääks ikkagi endale ka korjamiseks. Nii, üks permakultuuri olulisi tööriistu on ka tsoneerimine, et siis ongi see selline mõte, et see, mis kõik on nii-öelda aia mõttes või meie kodu mõttes, et kus me käime iga päev mööda, et see on selline tsoon 1, et siis mõtleme selle peale, kui me hakkame oma aeda või peenart või mingit asja rajama, et me kuskilt mingid tillid ja petersellid ja piparmündid ei pane kuskile kaugele teise aiaserva, vaid et nad on siinsamas meie akna all või ukse kõrval nagu kõige lähemas kohas. Ja et me jätaksime selles aias siis ruumi tegelikult ka elusloodusele või sellisele metsikule loodusele nii-öelda, jätaks mingisuguse aianurga või kuskil hekiala või tiigitaguse selliseks, kuhu me põhimõtteliselt nagu kunagi ei satu või satume korra aastas, kus siis igasugused loomad, linnud saavad elada ja olla segamatult. Nii, siin on üks väga hea disaini näide, mis on siis toidusalu. Permakultuuri üks oluline ülesanne ongi see, et kõik see ülesehitus jäljendab päris loodust, et mitte töötada nagu nii-öelda loodusele vastu, vaid jäljendada seda nii palju ja teha enda elu võimalikult lihtsaks. Ja toidusalu ongi siis selline koht, kus on siis erinevad tasandid, et põhimõtteliselt seal on nii puud, seal on põõsad, seal on ronitaimed, seal on väikesed puhmad, seal on ürdid, lilled, seal võivad kasvada ka mõned juurikad, näiteks kesaredis. Mina sain alles täna teada, et on selline eestikeelne vaste taikooniredisele. Ja siin on segaviljelus on, et sealt on võimalik saada saaki väga paljudel erinevatel elusolenditel, siis inimestel korjata puuvilju ja marjad ja seemned on väiksematele tegelastele. Nii, sellel pildil on minu enda aia kooslus saak eelmisest suvest. Siin on selline seltsilistaimede grupp nagu kolmõde, mis on tulnud tegelikult alguse saanud Ameerika indiaanlastelt, et nendel oli see põhitoidu kooslus ja seda saab kasvatada põhimõtteliselt sellise 1 ruutmeetri peal peaaegu, kui see on nagu väikses mahus, et on 1 kõrvitsataim ja mõned oad ja mais, et siin ongi mais on siis selline, mis kasvab nagu ülesse pikaks, seda mööda saab ronida uba, kes tahabki nagu niimoodi üles pürgida ja selle jaoks, et maapind oleks ilusti kaetud, et niiskus oleks hoitud ja et ei oleks ohtu, et maa ära kuivaks, siis maapinda kattavad need suured kõrvitsataimed ja kõrvitsalehed. Et ma ise olin väga rahul selle saagiga, kuigi mais, nagu te näete, on niisugune väga miniatuurne, aga kui ta ikka tuli, siis ma olin väga rõõmus. Nii, seltsilistaimede tabeleid leiab igalt poolt. Ma arvan, et isegi TikTokist. Hästi palju on neid Pinterestis.
ja täna juba on mitmest kohast läbi käinud ka, et mis nii pinnakatte taimedena kui muudes sõnavõttudes ma olen kuulnud ja mõelnud, et jaa, tagetes kapsaste juurde, et noh, et seda teab igaüks. Et mõned taimed lihtsalt on sellised, mis loovad omavahel häid toetavaid suhteid, kas siis selle näol, et nad kaitsevad üksteist mingite kahjurite eest või siis sel viisil, et parandavad näiteks üksteise saagikust või maitseomadusi, et neid selles suhtes koosluseid on väga erinevaid ja neid tasub ise siis jälgida, et silmas pidades, et mida teie parasjagu hakkate kasvatama. Mõned näited äkki. Jah, tomatitest oli meil siin täna juttu. Tomatitele meeldib väga sparglite basiiliku selts ja sinna sobivad igasugused, siin tabelis on ka vist näha, ma ei hakka kõiki neid üle kordama. Jah, nii. Siin on ühe Lõuna-Eestis hundiallikal oleva toidusalu disain näidatud. Et permakultuuri siis disaini tehakse selliselt hästi läbimõeldult, kõiki neid põhimõtteid silmas pidades, et aineringlused toimiksid hästi, et tekiks võimalikult palju selliseid mikrokliima toel toimivaid kooslusi, kus saab kasvatada näiteks mingisuguseid taimi, kes muidu võib-olla tahavad rohkem sooja või rohkem niiskust. Et kõiki selliseid nüansse saab seal siis täpselt läbi kombineerides, planeerides ja valides luua. Nii, ja siin tuleb üks minu enda lemmikteema ehk siis kaevamisvaba aed. Siin on pilt toodud ka laihargist. Et praegu ma ei tea veel, kas Eestis neid kuskil saada on. Meie permakultuuri ühinguga just tellisime endale 2 tükki, et kasutada neid turuaia koolitusel. Ja põhimõte on siis, et maakamarat ja mulda ei tohi ümber keerata, sellepärast et seal tekib nii palju elurikkuse kadu, seal tekib toitainete kadu, väga lai spekter asju, mis võivad muutuda halvemaks. Igasuguse kaevamise, mullakamara ümber keeramise ja muidugi suured mahud on see traktoritega kündmine, mis on nagu eriti keeruline. Et kui vähegi on teil aega ja mahti, siis uurige seda, kas siis, ma tean, on Maahommiku saates on ka juba räägitud kaevamisvabast aiast ja inglise keeles on see no-dig gardening, et isegi kui te inglise keelt ei valda, siis YouTube'ist saab väga toredaid videosid vaadata ja vaadata, kuidas inimesed kasvatavad ilusaid asju ilma üldse suurt kaevamisvaeva nägemata. Nii, siin on juttu mulchist ja erinevatest taimedest, millega siis pinda katta, et muld ei oleks paljas.
et lisaks sellele, et teda ei tohiks nagu liiga palju segada mulla elustikku, ei tohiks teda kindlasti jätta ka paljaks, aga sellest me oleme juba täna kuulnud. Siia on toodud meil üks hea selline peenra näidis, et kuidas tekitada endale selline kihiline peenar ja nagu on võimalik põhimõtteliselt aias ära kasutada kõike, siis linna puhul tuua pargist lehed, maa puhul kasutada ära igasugused muru niitmisasjad ja kompostikraam ja kanakakka kuskilt kanalast ja kõik asjad panna nagu niimoodi kihiti ja lasta sellel natuke olla ja kui see sügisel valmis teha, siis on kevadeks eriti hea peenar. Siin on näide, kuidas seda on alustatud, et siis tappa ära neid igasuguseid naate ja orasheinasid, mida me väga oma aeda ei tahaks oma peenardesse. Nii, ja viimase asjana, ma tean, mul on väga paar minutit veel jäänud, on risuaed või elav tara, mida siis kasutatakse selle jaoks, et lisada elurikkust, et seal oleks selline aias selline koht, kus on elukohad putukatel, linnukestel, sisalikel, siilidel. On väga palju erinevaid võimalusi. On võimalik teha selline risuaed igasugustest okstest ja aias alles jäävatest puidumaterjalidest. On võimalik kasvatada pajust näiteks selline moodustis. Paju saab tegelikult punuda ka väga toredasti, aga sellest ma ei oska veel väga palju rääkida. Aga kohe siin järgmisel slaidil, see on tehtud eelmisel nädalal Walesis, kus rajatigi parasjagu turuaiale, siis sellisele hästi liigirikkale pisikesele aiale elavat tara. Selles taras on kirsipuud, mingid kreegid, pajud, sarapuu, et seal on ühesõnaga palju erinevaid selliseid puid pandud kokku, kus siis saavad igasugused head tegelased, olulised aiategelased elada, leiavad varju ja sööki sealt ja kuna seal on tuuleprobleem oli selles aias, siis seda elavat tara tehti niimoodi, et need taimed olid nii-öelda kahes reas istutatud ja kasutati sellist kirve moodi riista, millega nagu natukene võeti serv maha puust ja siis ta painutati selle eeloleva nii-öelda hekki peale ja siis kasvab nii-öelda uus puu üles edasi, millega saab siis järgmisel aastal samamoodi teha, nii et see aed läheb nagu hästi-hästi tihedaks ja suvisel ajal ta kannab saaki ja näeb väga-väga ilus välja kevadisel ajal. Ilmselt sügisel ka, seepärast ta on lihtsalt väga värviline ja kaunis. Nii, Eesti Permakultuuri ühingu kohta on siin ka paar rida. Ja praegu tegeleb ühing põhiliselt sellega, et luua Eestisse landvõrgustik. Landvõrgustik on siis selline koht, mis on põhimõtteliselt kas talu või võib toimida ka linnaaias või ei peagi isegi olema tegelikult üldse aed, võib sisaldada aeda, aga võib olla näiteks mingisugune paranduskuur. Ma tean, Tartus on selline koht olemas. Põhimõtteliselt on see koht, kus on võimalik õppida, luua kogukonda või luua võrgustikku sarnaselt mõtlevate inimestega, kus saab siis kõiki neid asju kas
proovida, ise nii-öelda käe mullaseks teha või midagi ise ära parandada ja et seda on võimalik, sellega on võimalik tutvuda, seda on võimalik näidata ja seda tullakse vaatama. Ja minu unistuste tulevikus on siis Eestis põhimõtteliselt iga 30 kilomeetri järel mingisugune sarnane koht, näiteks 5 aasta pärast. Et praegu siin oli, et ka, et kui teil on mingi selline oma koht, kus te tegelikult sarnaseid võtteid, nagu me siin täna oleme juba kuulnud, kasutate, siis ärge peljake, võtke meiega ühendust ja tulge meile liikmeks. Täname kuulamast. Aitäh, täitsa uskumatu. Ma kartsin, et sa räägid nii pikalt, aga tegelikult oleks võinud veel, sest teema on tegelikult ju väga huvitav. Ja enne kui ma annan sõna küsimusteks sellele saalile, on siin üks küsimus. Kas permakultuuris on sallitud kuivkäimla saaduste kasutamine nagu kompostides ja uriiniga väetades? Kas sa oled ise seda teinud? Mina olen seda teinud, tunnistan üles. Selles suhtes, et on väga palju, põhimõtteliselt on see toitaine ringlus. Ja mida rohkem hoida seda sellises ühes kohas, see on nagu väga siuke talupoja tarkus või loogiline, et et kui sul on näiteks kanad, siis sa kasutad seda kanasõnnikut nii-öelda oma peenrama all, oma kasvuhoones ja oma maasikate juures näiteks. Ma tean, et on väga palju selliseid juba meditsiini valdkonna aladele liikuvaid nüansse ja küsimusi, millega siis peaks ennast nagu täpsemalt kurssi viima. Aga kui need nii-öelda saadused on selles suhtes nagu kontrollitud, et mina tean näiteks, et see on minu kemps ja ma tean, et ma enam-vähem ei tarbi mingisuguseid nii-öelda keelatuid aineid ega mingisuguseid rohtusid, et siis mul ei ole nagu muret selle pärast, et see läheb uuesti ringlusesse tagasi sinna samma. Võib-olla seda ei pane nagu köögiviljapeenrasse, aga kuskile viljapuuaeda ja sellistesse kohtadesse see on täiesti okei. Ja ma tean teisigi inimesi enda, kes on seda kasutanud. Me küsime seda ka järgmise ettekandja Meriti käest, et seal läheb kompostist juttu, et küsime, et kaua siis peab kompostima. Aga pärast küsime. Aga muidu ma ütlen nagu toetuseks, et mina olen käinud Inglismaal ühes õppeaias. Ma ei ütle nüüd peast kohe selle nime, aga see õppeaed nägi selline välja, et see koosnes 10 erinevast aiast, mis kõik nad olid üles ehitatud vajaduste rahuldamiseks. Näiteks siin räägiti kastpeenardest. Seal olid väga kõrged kastpeenrad ühes aias, sest tegu oli liikumispuudega inimestele mõeldud aiaga, kus siis ratastooli inimesed ja need inimesed, kellel on raske kummardada, said käia ja oma aeda siis harida, et iga asi on nagu millekski hea. Aga me hakkasime ju rääkima kuivkäimla saadustest. Üks aed oli kompostiaed ja seal oli näha kõik võimalikud kuivkäimla variandid ja nende jääkproduktid ja karikollased vedelikku täis pudeleid ja õpetus, et mida sa sellega teed. Ja minule jäi meelde, et üks 10 osa seda kollast vee sisse ja väga hästi saab muru kasta. Ja tõesti olid sellised erinevad, et küll oli putukaaed, peakokaaed, viljapuuaed, et tasub mujal maailmas ringi käia
et sellised toidusalud ja need kõik on nagu väga, väga teretulnud. Minul on veel üks isiklik küsimus, kui siin käsi püsti ei ole. Et vot minul on väike linnaaed keset Kakumäed ja seal on metsast tulevad Hispaania teeteod. Kuidas ma saan Hispaania teetigudest kubisevas ümbruses teha kuhik peenraid? Kas ma saan? Mul ei ole seda kogemust. Mul on Teopiir on minu Pirita linnaosas asuva aiast veel mingisuguse 100 meetri kaugusel. No siis läheb 3 aastat ja sa tegeled sellega. Ma olen kuulnud nippidest, aga ma ei oska, ma usun, et see on kombinatsioon erinevatest võtetest, mis ilmselt nagu tõenäoliselt praktilises elus nagu toimib selle vastu. Et on ju ka taimi, mis nagu nii palju kaitset ei vaja ja siis on osad taimed, mis väga vajavad, et siis tulebki alustada alguses nende nagu selle piirde, tara, mingisuguse elava tara kõikide vahendite kasutusele võtmisest. No nii on. Ütlen oma kogemusest, et puit, peenra ääred vähemalt iluaiast on ära võetud. Kõik kivid keeran sügisel vähemalt 1 kord ringi ja korjan supilusikaga teomunad ära. Ma olen väga usin selles ja multsin küll, aga multsist nad tulevad üle ja hankisin kinnise kompostikasti. Ja tegelikult on võimalik küll, sest et ma nägin, ma rahunesin maha, kui ma käisin 1 aastal Berliini botaanikaaias ja mulle roomasid vastu Hispaania teeteod. Ja siis ma sain aru, et kui on võimalik botaanikaaeda pidada teetigudega üheskoos, siis on võimalik mul ka väikest aeda pidada. Aga kuhu veel võib inimesi, kas teie hallata on ka see permakultuurigrupp seal Facebookis või? Permakultuurigruppisid Facebookis on mitu. Meie hallata on üks neist, kuigi me oleme tegevad suhteliselt kõigis neis. No selge, et tasub ka sotsiaalmeediast üles otsida. Kas on kellelgi küsimusi? Ja ei ole tulnud ka veebis, aitäh!